Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Tere kallid tennisesõbrad! On 2. detsember, aasta on veel 2020 ja eetrisse läheb järjekorras 42. Matchpalli podcasti saade. Meil on täna väga eriline külaline, kes ühineb meiega Zoomi vahendusel Saksamaalt Stuttgardist. Tema nimi on Andres Võsand. Minu kõrval istub endiselt Riho Kallus, kaassaatejuht, aga tere sulle, Andres! Tervitus! Ja on teiega rääkida. Ütlesin ma õigesti, et sa oled Stuttgardis, mitte kuskil mujal? Ma olen Stuttgardi lähedal, see tähendab, et kesklinnast olema mingi 11 kilomeetrit Born-Westfainis. See on nagu praktiliselt võib ütelda, et see on Stuttgardis. Aga sinu töökoht... Natuke rohelisema koha peal, et mitte päris kesklinnas. Sinu töökoht tenniseklubi oli see Weissenhof? TC Weissenhof ja see on Stuttgardi klubi. See on vist Lõuna-Saksamaa üks suurimaid klubisid ja meil on see suurem rohuväljakute turniir on meil, kus meie klubis, kus ka Federer võitnud on ja suhteliselt kui nii võtta, siis see on üks tähtis klubi Saksamaal. Vist isegi Rafael Nadal on 3 korda võitnud ja viimati Matteo Berrettini 2019. Õigus, et praktiliselt meil on alates siin agatsidest ja musteritest ja lendlitest ja kes meil siin kõik võitnud on, et siis et see päris kehva turniir ei ole olnud. Kuidas teil sel aastal on läinud? See aasta oli kõige erilisem aasta üldse vast sellel sajandil, et kogu selle koroona jama pärast. Kuidas sina vastu pidasid, kuidas teie klubi, sinu pere loomulikult ja kuidas üldse see aasta välja on näinud? Ausalt öeldes see aasta ei ole veel läbi saanud ja see aasta läheb veel pikemaks see koroona aasta, kui me kõik sooviksime. Et mina pean ütlema, et minu pere jaoks on see väga hästi läinud, sest me ei ole haigeks jäänud ja me oleme paljusid asju võib-olla teises suunas kaalunud ja vaatame selle tulevikule natuke positiivsemalt. Kas tenniseklubi elu sai ka väga suurelt häiritud? Kindlasti see on ju praegugi, et meil siin Stuttgardi juures on sellised reeglid, et igas hallis tohib ainult ühte platsi kasutada. Et ei ole niimoodi, et iga platsi peal võib mängida, et ükskõik kas sinna platsile ühest kohast sisse läheb või 2 või 3 kohast, et see neid ei huvita, et on lihtsalt, et selle tõttu, kui Tallinnas oleks praegu üks 8 väljakuline hall, siis võivad ainult 1+1 selle platsi peal mängida. Et natukene naljakas reegel, aga kui arvestada, et nagu bussides ja rongides ja koolides kõik lapsed ja inimesed oma vahel 2 meetri kaugusel istuvad või 1 meetri kaugusel istuvad, siis tenniseväljakul 23 meetrit üksteisest eraldi, see on nende jaoks vist ilmselt liiga vähe. Aga on poodides ja ma ei tea, kontserdisaalides, teatrites samuti omad kindlad reeglid, jah? Kindlad reeglid on olemas, kontserdisaalid ja kinod ja kõik on päris kinni meil ja poes on nagu, meil on siin üks selline koroona äpp, eks ole, mida ma omale laadisin ja siis seal näed, palju mul on omal nagu neid konkreetselt nagu puuteid inimestega, kellel on olnud puuted koroona inimestega ja siis kui ma tennisetrennis olen, siis mul on 0 puudet ja kui lähen korraks poodi, on mul 3 puudet olnud. Ikka veel rohelise peal, eks ole, mul ühel tüdrukul oli, kellega ma mängin, et siis lõi punaseks ja sest pidi minema testi tegema, eks ole. Aga lihtsalt, et nii on see asi, et tennises ja tegelikult ka kontserdihallis paljud arvavad, et eriti palju probleeme ei ole. Et probleemid on kus mujal. Sa ise oled sellest testist veel pääsenud? Kuidas võtta? Pääsenud, et ei ole pidanud tegema.
Aga samas ei tea me ju keegi, kas meil on või ei ole. Siis on näiteks sellised professori tasemel uuringud on olnud, et nagu, kuidas see eesti keeles on, nagu vee all ujumisel, eks ole, on sul vaja selliseid teste teha ja praktiliselt tulevad inimesed nende juurde ja ütlevad, et ja me tahame testi uuesti teha. Ja arst ütleb, et okei, teil on koroona olnud, ma ei teagi, et mul koroona oli ja ütleb, et sul on kopsud on nii katki, et kuidas see repareerimine on, eks ole, aga sa ei saa omale seda, ma ei saa sulle rohelist tuld anda, et sa võid jälle vee alla ujuma minna. Kuidas see on eesti keele sõna? Vee all ujumine. Sukeldumine. Jaa. Akvalangism. Sinu eesti keel on endiselt suurepärane. Kui tihti sa saad eesti keelt praktiseerida üldse? No ma Skype'in või selle Apple'i peal olen oma vanematega kogu aeg ühenduses, et siis nagu, nad on nagu vanemad inimesed ja siis mul on hea meel nendega nagu teiega rääkida siin Skype'i peal või midagi. Nad elavad Rakveres. Praktiliselt ma olen eesti keeles igal nädalal rääkimas. Nad elavad Rakveres, jah? Ei, nad on Tallinnas, nad on Rocca al Mares, et meil seal, nad elavad seal oma majas, on rahulikud. Aga sündinud oled sa ju Rakveres? Jaa, ma olen Rakvere poiss ja minu tennise algus hakkas alles 1977, ma olin siis 11,5 aastat vana. No, minu sünniaasta. Kuidas? Minu sünniaasta. Okei, jah, nii need asjad on, et meil on kõigil võimalus siin seda elu elada ja siis minu elu algus hakkas Rakveres. Aga Tallinnasse siis kolisite siis, kui Harri Nepi käe alla või kuidas see Tallinnasse kolimine läks? No, minu tennisemängu algus oli, et ma olin oma vanemate suvilas, mängisin seal või Võsul leidsin omal tennisepalli rannast, eks ole, sellise legendi. Ja siis hakkasin seal suvila seina, hakkasin sellega sulpallireketiga taguma. Ja siis samal ajal tuli Doonat Maasing, minu esimene treener tuli meile külla suvilas ja ütles, et okei, ma toon oma ema reketit ja siis me hakkame siin Rakveres tennist mängima või Võsul tennist mängima. Esimesed servid lõin käbidega, lõin seal suvilas ja seal oli väike tenniseväljak, seal käisime esimest korda mängimas ja siis kui 2 nädalat tennist oli mänginud, siis oli Rakveres üks suur turniir. Kui vana sa olid siis? 11,5. 11,5, jah. Ja siis see turniir oli Rakveres ja Doonat Maasing küsis siis Harri Nepi käest, et kas ma võin ühe kohaliku poisi ka siia võistlusele panna, et ta on 2 nädalat mänginud. Harri ütles, et okei, see on teie oma turniir, et miks mitte. Ja siis esimeses mängus ma suutsin 2 aastat mänginud poissi suutsin võita ja siis teises ringis tuli Dave Ratzak mulle vastu, et võttis valesse kätte, et ta on vasaku käin, võttis reketi ja tegi mulle 6-0, 6-0. ja pärast seda tuli Harri Nepi minu juurde, ütles, et okei, et näitas mulle, kuidas kahekäelist tagakätt lüüa ja ütles, et okei, kui sa soovid, et siis tule Tallinnasse trenni. Ja nii oligi, et ma olin Rakvere esimeses keskkoolis õppisin ja siis laupäeval, kui ma oma kooliga hakkama sain, siis istusin väikesesse bussi ja sõitsin Tallinnasse ja nädala lõpu mängisin Harri Nepi juures. Ja kogu nädala muidu enne seda mängisin alati Doonat Maasinguga ja meil oli seal ühes korvpallihallis ta pani oma võrgu pani meile üles ja siis tema sai ainult volisid lüüa ja mina olin tagajoonel, et niimoodi mängisime. Aga kes sul tol ajal olid treeningkaaslased? Minu treeningkaaslaseks oli tol ajal praktiliselt Doonat Maasing kogu aeg ja siis ma mäletan veel esimest korda, kui ma seal Rakvere turniiril mängisin, siis küsisin tema käest, et kas ma võiksin Rakvere meistriks võita saada kunagi. Ta ütles, et ja kindlasti.
Siis ma mõtlesin oma väike poiss ütles, et aga kas Eesti meistriks ka saaks? Ja miks mitte? Võid ju trennida. Ja siis ta ütles, et kui paremini mängid, siis võib-olla liidu tasemel mängida. Et selline positiivsus nagu tema mulle kaasa andis ja aitas mulle kindlasti sellist oma usku saada. Sest ega ma päris nagu sel ajal nagu spordi osas päris tühi kott ei olnud, et siis ma olin jalgpallis olin ma Rakvere rajooni meistrivõistlusel kõige rohkem väravaid löönud. Ma olin 5-aastaselt alustasin malet mängida ja minu suurimaks teoks males on olnud, et ma maailma teist Korchnoi simultaanis olen võitnud ja seda ma olin siis vist oli 10. Et kui ma Rakveres siis Tallinna spordiinternaatkooli hiljem tulin, et siis sel momendil oli veel küsimus, kas ma mängin malet edasi või tennist, aga lihtsalt tennis oli minu jaoks. Ja olin sel ajal juba omale südame asja leidnud. Kas sa praegu ka veel mängid tennist nii-öelda võistlustasemel, seenioride turniire, kas või seal samas Stuttgardis? Ausalt öeldes ei mängi, et vahel oma klubi eest, meie seeniorite eest, eks ole, siis kui neil on väga vaja, siis ma mängin natukene nendega kaasa, aga mul selles suunas mul ei ole nagu suur tahtmist, et kui ma tennisemänguga kogu nädala tegelen, et siis kui need nädala lõpud veel turniiridel käia, et see minu jaoks ei ole tähtis, et mul on teised asjad, mis mind rohkem praegu sellisel hetkel nagu tasakaalu pärast leian, et ma teen rohkem kunstiga tegelen ja siis on mul oma pere veel olemas ja siis ainult tenniseväljakutel kogu elul olla, siis kahjuks ei ole minu armastus tennise vastu nii kõrgel tasemel, et ma lihtsalt, kui olen, minu jaoks on niimoodi, et kui ma suhteliselt hästi olen mänginud, et siis seda natukene kehvemini mängida ei soovi ja kui hästi mängida, siis ma peaksin palju rohkem trenni tegema ise, aga selleks mul lihtsalt aega ei ole. Andres, aga räägi natukene oma perest, on sul seal tennisiste järeltulijaid kasvamas või? Ja, mul on üks tütar, Naemi, ja siis tema ei ole praktiliselt, ma olen temaga tennist mängisin tema esimestel aastatel, et kuskil ta oli vist mingi 8 või 9, et siis pärast seda me ei ole temaga suhteliselt palju enam mänginud, aga tema kohta öeldakse, et tema professor ja kõik ütlevad, et ta on üks maailma parimaid flüüdimängijaid oma vanuses, et ta on alates 13 aastast ta oli Bundesjugendorchester, et see on nagu maailma tugevaim orkester, mis noorte jaoks on, et ta on on nende orkestris esiflüüdiks olnud. Ja ta on praktiliselt nüüd ta on juba 18 ja on juba 12 aastat on ülikoolis muusikat õppimas ja isegi see on ainult isa ütlemine, eks ole, et ei tea, kui kaugel need tiivad kannavad, aga näiteks ta oli meistriklassis oli Burjakovi juures, et see on praegusel hetkel maailma parimaks flöödimängijaks ja mängis oma arranžeeritud loo temale ette ja see Burjakov võttis tema loo ja mängis oma kontserditel mängis tema arranžeeritud lugu Tokyos ja Jaapani reisil. Et praktiliselt ütles, et see on hea lugu, et nii nagu sa tegid seda, et seda ma mängin ise. Ja, siis suhteliselt temal on nagu muusikaga väga palju tegemist oli nüüd sel aastal, kui see koroona veel päris nii kinni ei pandud, oli ta mängis soolokontserti, mängis Berliini kontserthaus, et see on üks suurimaid kontserdikohti, et seal mängis seda soolot Mozarti kontserti koos Kanneliga ja selle väikese orkestriga ja siis nagu, et ta on suhteliselt suurel tasemel muusikas. Kas ta eesti keelt ka räägib natukene? Ta õpib eesti keelt praegu, et siis kui me
väga väike oli, siis rääkisime omavahel eesti keeles ja ta sai sellest ka juba aru, aga siis ühel päeval, kui isa niivõrd palju kodus ei ole ja siis õhtul tuleb ja temaga jälle eesti keelt, siis ta hakkas blokkima. Ja mul oli tähtsamaks seda nagu saksa keeles, et ma temaga nagu suhelda saaksin, et mitte ei pea ainult eesti keelt. Selles suhtes on tal nagu, ta saab paljudest asjadest aru, aga häbeneb veel rääkida aga kui vanemate juures oleme Tallinnas, siis harjutab natukene. Kui meil Harri Neppi siin mõned kuud tagasi stuudios käis, siis ta rääkis, et käite ikka sügiseti Tallinnas perega. No kas sügiseti vahel, kevadel, kuidas suvel vahel, eks ole, kuidas on, kui vaja on talvel, et nüüd koroonaga jääb see asi natukene tulemine väikseks. Aga praktiliselt ma käin lihtsalt, et mul vanemad ja minu õde ja kõik elavad ja veel Tallinnas ja siis ma arvan, et see on üks perega kohtumine on tähtis. Sel aastal nimetati teid Eesti Tenniseliidu auliikmeks. Panite seda ise ka tähele? Ei, mulle ei öeldud sellest kedagi, et see on muidugi mulle suur au, aga jah, et minu selline kontakt nagu Eesti tennisega on selline üllatavalt vaikne. Et kui ma ise ennast nagu ei paku, et ma arvan, et ma olen ise või arvan, et ma olen vaikne inimene ja ma ennast peale ei tüki. Ja kui Eesti tennisest minu vastu eriti küsimusi ei teki, siis mul ei ole mõtet nendega vastata. Et paari poisiga saan vahel kokku Eestis, aga lihtsalt natukene kaugelt vaatan seda Eesti tennist, aga lihtsalt et nagu kontakti tenniseliiduga mul tõesti ei ole. Andres, kes need paar poissi on? Jaa, siin on kes neis on, ma olen Rene Bushi olen näinud, ma olen siin oma N-võsandiga olen rääkinud. N on siis sinu vennapoeg, jah? Õepoeg? See on minu isa vennapoeg. Isa vennapoeg, just. Aha, jah. Ka väga hea tennisemängija. Jah. Koos teiega nimetati veel auliikmeks, ma lihtsalt nimetan ära, Heino Raivet, Piret Ilves, Ain Suurtal, Tiit Kivistik, Aivo Ojassalu ja Kaja Kõnd. Tore. Ma mäletan üks hea seik oli Kaja Kõndiga oli mul omal ajal, siis et Harri Neppi tuli ühte trenni minu juurde, ütles, et kuule, täna üks mees tuleb Kaja Kõndi trenni vaatama, et see on nagu Nõukogude Liidu koondise peamees. Ma neid ei tundnud kedagi, eks ole. Ja siis, et kuule, mängi talle ilusti ette, et siis et ta saaks hea tunde sellest, kuidas Kaja mängib. Ja siis ma mängisin, olin oma ette kogu aeg pahandasin, et miks nad tulevad Kajat vaatama, et ma ise oskan ka natuke tennist mängida. Ja siis pärast mulle Harri ütles, et see oli, kellega ta juttu rääkis, oli Šamil Tarpishev, et Venemaa või Nõukogude Liidu sel ajal, eks ole, kõige tähtsam mees ja te tuli mind vaatama, aga ta ütles, et Kaja Kõndile hakka mängima, et muidu sul viskab närv üles ja võib-olla teed liiga palju vigu. Et see oli see naljakas asi ja siis see oli nagu esimene kohtumine nagu Tarpisheviga minu jaoks. No ja lõpuks see koostöö kujunes ju päris pikaks. Tarpisheviga, jaa, praktiliselt ma võin ütelda, et tema oli siis minu kolmandaks tähtsaks treeneriks, eks ole, et kuna tema pani suhteliselt palju minu taktikalises ja füüsilises ja mentaalses plaanis pani tema minu jaoks hakkama. Et tema ideede järgi ma hakkasin hoopis erinevat agressiivsemalt tennist mängima. Et ma astusin ikka väljakule sisse ja siis et ei olnud mingit vahet, kas ma siis seal paar viga tegin või mitte. Et see oli minu jaoks väga tähtis ja tema oli ka selline positiivne mees, et kui ma
oma suurimal turniiril Pariisis mängisin, vaatas esimest korda, vaatas seda tablood ja ütles, et kui ma kvalifikatsioonist läbi tulin, ütles, et ja, kolmandasse ringi tuled kindlasti. Ma mõtlesin, et okei, esimeses ringis mängisin Menno Oostinguga, oli selle Hollandi mees, eks ole, ta oli aasta varem, mitte aasta varem, aga sel samal aastal oli ta 4. ringis Australian Open. Okei, kui tema ütleb, siis see nii läheb ja siis läksin selle 4. ringi mehe vastu ja siis võiksin teda 6-4, 6-1, 6-1. Teises ringis oli paarismängumees Menno, selle Jorge Lozano oli selle mehe nimi, see võitis paarismängus ja Miksis on vist Pariisi võitnud ja oskas ka natuke tennist mängida 6-0, 6-3, 6-3, eks ole. Et lihtsalt, et oli sel ajal oli Tarpishev oli üks tähtis inimene minu jaoks. Aga räägime siin kolmandas ringis ka. Muidugi, kui see Eesti vabaduse meieni kõigini jõudis, eks ole, siis selle liidu koondise laagrid ja sellised asjad, need jäid ju kõik ära, et selles suhtes on nagu, sellest oli kahju, et selle mehe know-how'd oleks hea meelega olnud parem, kui oleks olnud. Ja Pariisi kolmandas ringis? Siis ma kaotasin Agassile. Oskas ka natuke mängida? Kuidas? Et ta oskas ka natukene mängida? Ja kahjuks mul oli seal paar breakpalli esimeses setis, et oleks olnud 5-3 ette oleks võinud saada ja siis 7-5 ja 6-2, 6-3 vist kaotasin. Aga seal 2 päeval mängisime ja siis oli siis vihma sadas seal vahepeal ja siis oli järgmiseks päevaks pandi edasi see mäng, siis oli naljakas pärast lugeda, et seal New York Timesis ja Herald Tribune'is tegid selle kohtumise sellise Venemaa ja USA suureks kohtumiseks. Et siis see oli nagu naljakas seda lugeda. Aga see oli siis sinul päeva teine mäng või? Ei, see oli 2 päeval mängiti. Okay. Lihtsalt, et jäi pärast esimest seti 5-7 jäi see mäng pooleli ja siis mängisime teisel päeval edasi. Parimaks, minu jaoks naljakamaks seigaks oli sellest mängust, et siis ühel korral lõi Agassi lõi ühe servi hästi kaugele välja ja siis seal mingi see keskväljakul, mis me mängisime ja siis ma jooksin omale selle joonekohtuniku tooli sisse, võtsin selle tooli kaasa ja mängisin punkti tooliga edasi. Et tuli selline värk ja siis järgmisel aastal, kui see reklaam oli selline väikene televisioonireklaam, siis selle stseeni lõikasid need Prantsuse televisioon lõikas sisse ja siis oli nagu mina ka selle 89. aastal nende reklaamis sees, et kui ma seal selle tooliga jooksin. Ja, et selline naljakas juht. Aga sa mäletad seda mängu, seda õhustikku veel tänasel päevalgi päris eredalt? Ja, ma seda ei ole kaua veel mõtelnud, aga kui nii võtta, siis kindlasti, et mulle meeldis alati tegelikult, millegipärast meeldis suurtel platsidel paremini mängida, et kuskil väikse peal seal mulle eriti ei istunud, aga kui inimesed plaksutasid, seal mulle meeldis. Et selles suhtes nagu vist oli küll tore mängimine. Ma mäletan, et seda siis sel ajal me võisime ju kauemaks veel sinna Pariisi jääda, nii et ma nägin siin neid teisigi mänge ja minu nagu parimaks treeneri elamuseks oli samal aastal oli Pariisis oli mängis Zvereva mängis ja poolfinaalis või oli finaalis lõpuks ja siis selle poolfinaali mängus, kui ta oli tal 38,5 kraadi palavikku ja nagu mina olin temaga ju miks aasta varem liidu meistrivõistlustel võitnud, siis ma tundsin teda hästi ja siis ma istusin ja karjusin teda kogu võiduni. Et selle, kui ta poolfinaalis siis võitis mingi, kas see oli 7-5 või midagi oli kolmandas setis võitis. Ja kahjuks samas peab ütlema, et siis pärast seda, kui ta siis finaalis 0-6 kaotas
et see oli kahju, et ma olin juba ära lennanud sel ajal, et ma teadsin, et samal päeval, kui finaalmäng oli, ta ei saanud isegi hommikusöögile tulla, et ta oli nii palavikus ja haige. Ja nii noor tüdruk, nagu ta oli, kui finaali tuli, et nii palju inimesed vaatasid, siis jäi selle väljaku peale nagu märja lapina jäi sinna 0-6 kaotama, kuigi tegelikult ta ei oleks tohtinud üldse mängida. Et see palavik oli tal liiga suur. Andres, ma tahtsin küsida su käest sellist asja, sinu parimad tenniseaastad tegelikult jäävad üsna sellisesse keerulisse aega, ülemineku aeg. Kui palju sinu karjääris jäi, kas sa näed, et jäi sul ka rahade taha või väljasaamise taha või treenimise taha midagi või olid sul kõik võimalused olemas tol ajal? Ma arvan ise, tähtsamaks punktiks on vist minu jaoks ütelda, et oli hea nii nagu läks, et siin on teised inimesed palju kehvemini läinud ja nii edasi. Võib-olla oli Zverev isegi oli natukene selles suhtes kehvemini, et sel ajal said rohkem välismaa reisidele kaasa nagu olümpiakoondise mehed, kes olid alla 21 ja tema oli nagu vanem sellest. Ma arvan, et see on ka võib-olla üks põhjusteks, et miks ta üldse Saksamaale ära läks ja siis mina arvasin minu jaoks oli temal tempel peal, et see on kõige suurem venelane, kes on. Aga tema läks lihtsalt Saksamaale elama ja see värk vist ilmselt talle hästi ei mõjunud. No kindlasti minu jaoks nagu esimesed aastad, kui ma siin 85. aastal väga ammu, eks ole, ühe noorteturniiri Taškendis võitsin internatsionaalse ja siis selle tõttu nagu juba liidukoondise uksele koputasin. Et siis 86. aastal ma olin 7 kuud, mul ei olnud üldsegi välispassi, kuna ma olin sõjaväes. Ja seal on paar anekdooti ka, aga see ei ole praegu teie küsimus. No võid ikka vabalt ära rääkida. Selles suhtes oli nagu, võib ütelda, et see läks kehvasti. Samas võib ütelda, et head niigi läks, eks ole. Ja kui üks väike punkt, ma arvan, minu jaoks on praegusel hetkel võib-olla tähtis, et see näiteks, kui see laulev revolutsioon algas, et nagu mina olin nagu natukene ka Eesti lipu all, selles mõttes, et ma olin üks inimene, kes vist pea ainukene, kes Eestimaalt üldse välismaal sel ajal käis ja sellest välismaalt rääkida võis kas Austraalia või Ameerika või Lääne-Saksamaa. Ja siis ma suutsin nagu venelaste vastu sel ajal võita, kui näiteks liidumeistrivõistlused 87 oli meil Tallinnas Kadriorus, siis oli tõesti võimas, kui inimesed puude otsas istusid, kui ma seal Volkovi vastu veerandfinaali või Zverevi vastu poolfinaalis mängisin ja kõik röökisid ainult Eesti, et siis selline tunne, et Eestimaal on midagi juhtumas, eks ole, et see oli juba võib-olla minu enese jaoks ja võib-olla ka inimeste jaoks ka, et siis üks eestlane võib ka venelasi võita sel momendil. Venelane, ma mõtlen Nõukogude Liitu, eks ole, meil on palju vene inimesi ka, kes Eestis elavad ja siis see ei ole nende vastu, eks ole. Aga lihtsalt et selline vabaduse tunne, et kui me Eestimaa ju vaba oli varem, et kui ma mäletan, et samal ajal, kui ma noorem olin ja siis kui ma tenniska mängisin, siis ma nagu Eesti markisid kogusin ja siis need olid, Eesti margid olid nagu sinimustvalged margid. Tegelikult ei tohtinud neid ju koguda, aga ma lihtsalt kogusin. Ja siis selles suhtes olid väga segased ajad ja siin need segased ajad olid ka mingil määral põhjuseks, miks ma siis, kui need tangid sinna torni juurde tulid, sinna televisioonitorni juurde tulid, et ma sel ajal kõik oma pakid autosse võtsin ja Stockholmi kaudu Saksamaale mu sõbranna juurde elama läksin, et nüüd on ta minu naine, eks ole.
ja et siis, et kui need ajad oleksid nagu praegu oleksid, kus iga võimalused oleks, ma ei tea, et siis võib-olla oleks see kõik teisiti läinud, eks minu jaoks oli tennis ka nagu passiks, et välismaale minna, kui ma nüüd võib-olla ma ei tegeleksin hoopis mõne teise asjaga kui tennisega. Näiteks kunstiga, nagu midagi ma praegu tegelen. Et siis läks nii, nagu ta läks, et selles suhtes ma ei saa ütelda, et mul kehvasti läks sel ajal. Kuidas te oma abikaasaga tutvusite? Ma arvan, et ta on üks peamisi põhjusi, miks me praegu üldse siin Zoomi vahendusel räägime, miks me ei ole kõik koos Eestis? Ja see oli naljakas, oli 87. aastal siis pärast seda Young Mastersit, kus ma seal Beckeri ja kõigi vastu seal 86. aastal mängisin, siis see oli nagu liidu koondises nagu Darbyshev arvas, et mul on potentsiaali, et maailma tennises midagi teha. Ja siis ma sõitsin kogu aeg Česnakoviga, sõitsin turniiridel, me sõitsime kahekesti igal pool. Ja siis minu kohtumine Sabinega juhtus siis 87. aastal Monte Carlo turniiril, kus tema oma sõbrannaga oli lihtsalt autoga sõitsid läbi selle Côte d'Azuri ja tulid tennist vaatama, et see tennis talle meeldis. Ja siis sain temaga seal Monte Carlos kokku ja sel ajal oli meil ju treener oli meil kaasas ja üks mees oli ka KGB-st kaasas, kes meid vaatas, et me ära ei hüppaks, et siis oli öösel sealt hotellist väljaminek ja või selle sõbrannaga tutvumine. Et see oli nagu natukene, kuidas see on, see nagu, seal sain ma temaga siis kokku ja siis 2 aastat ma teda ei näinud, kuna sel ajal ei olnud ju telefoniga ühendusi ja välismaalastega ei tohtinud ja Nõukogude Liidu kodanikud ka kokku saada. Ja siis, kui ma Stuttgardi turniiris mängisin, siis sain ma temaga vist 90 sain jälle kokku. Ja siis, sellest alates oleme koos olnud. Meenuta palun veel seda 87. aasta Nõukogude Liidu meistrivõistlusi Kadriorus. Mul on tunne, et väga paljudel inimestel, kes sinu mänge mäletavad, on just see kõige eredamini meeles, et see on nende tipphetk. Kui ma olen rääkinud, et Andres Võsand meil siia stuudiosse tuleb, siis Peep Pahv, meie sporditoimetuse juhataja, alati heldimusega meenutab just seda turniiri, kuidas ta seal hommikust õhtuni tribüünil istus. Ja, see oli tõesti ka minu jaoks väga ärev hetk, eks ole, siis kuna see turniir toimus Eestis, siis oli Eestimaa huvi oli selle turniiri vastu ka suhteliselt kõva. Ja nagu enne turniiri, siis ma suurelt ütlesin, et eks ma poolfinaali tahan kindlasti jõuda, eks ole, et medali peale hakkan kindlasti mängima. Ja siis iga ringiga, mis edasi tuli, siis tuli rohkem inimesi vaatama ja siis praktiliselt, kui Volkovi vastu mängisin veerandfinaalis, siis oligi see suur röökimine, kus nagu ise nagu enam mängida ei saanudki, et siis oli ainult Eesti, eks ole, ja siis kui veel võit tuli, siis oli nagu natuke väga tore. Kahjuks siis poolfinaalis seda mängiti vist 5 setis. Siis ma kahjuks olin 1-2 setidega, olin Zverevi vastu taga ja siis oli näha, et tal on nagu krambid tulemas. Et ta liikus erinevalt ja oli täielik eriline mäng. Natukene suur kisamist oli ja siis tiebreakis ma kahjuks 19-21 kaotasin. Ja siis nagu tema võitis ja siis 3. koha mängu oli minu õnneks oli võib-olla või kahjuks oli sees hallis ja siis seal hallis ma suhteliselt hästi servisin, et siis ühtegi servi Dolgopoolovi vastu ei kaotanud. Et kui see finaal oleks olnud Česnakovi vastu hallis, siis oleks võib-olla sel ajal Kalevi hallis, kus ma kogu aeg mitte Kalevi hallis, aga Kadrioru hallis, kus ma suhteliselt palju ka trenni tegin, oleks võib-olla huvitav olnud, kes oleks võinud võita. Et ma olin sel ajal vist ainuke mees, kes Česnakovi vastu sette võitis, et ta oli suhteliselt parem kui teised.
aga teie segapaaris matšidele Zverevaga oli ka ikka kaasaelajaid? Kindlasti, ma neid ise palju ei mäleta, aga ma mäletan, et mul oli selle Zverevaga mänguga oli kogu aeg, ütlesin talle alati ette, et mida ta tegema peab, et selle platsi peal. Et see on naljakas praegu mõtelda, aga lihtsalt, et minul oli enda kontsentratsiooni jaoks seda vaja ja siis ta midagi eriti ütelnud, aga tähtsad punktis mängis ta ikkagi nii, nagu ta ise tahtis. Ja siis see oli nagu naljakas, aga kui me võitsime, siis võitsime. Ja siis see oli nagu, ma mäletan veel seda pärast mulle öeldi, et siis Zvereva nagu oli nagu, tema isa oli nagu kalkuleerinud, et see oleks väga hea, kui ühe Eesti mehega mängida. Et siis esimene asi, kui me siis tema oma vahel mängisime, siis küsis kohe paremat tuba hotellis. Et kui juba Eesti mehega paari mängida, siis pean ju paremat tuba saama. Kui tohib korra siia vahele segada, mul tuli selle jutu peale üks huvitav seik meelde, mida ma tahtsin sulle, Andres, rääkida, et üks Eesti ka läbi aegade üks parimaid paarismängijaid, Alti Vahkal, rääkis mulle kunagi sellise loo, et nagu ikka paarismängus lepitakse kokku, et servid kehasse, servid tagage alla, eestke alla, kuhu liigutakse. Aga tema ütles, et üks mees oli täiesti eraldi tase. See oli Andres Võsand. Kui tema Andres Võsandiga paari mängis, siis ta mäletas, et Andres ütles talle näitas niimoodi, et servi talle nüüd a la vasaku põlve peale või parema põlve peale või kuskil ütles veel nii detailselt ja täpselt, et ta ütles, et sellist taset ta pole kunagi näinud. Kuidas see täpselt oli? Ma tegelikult seda täpselt ei tea, ega ma seda kogu aeg ei ütlenud, võib-olla talle ei üks asi meelde, aga kindlasti ma omal ajal siin Jeremy Batesiga võitsime Kuala Lumpuris võitsime ühe turniiri paarismängus ära, et tema nagu oli üks suurimaid paarismängijaid, kellega mina olen mänginud või Kirk Seldega võitsime Varssavis, võitsime turniiri ära. Et ma suhteliselt oma klubi tasemel mängudel, eks ole, oleme siin palju häid paarismängijaid võitnud, aga lihtsalt, et kuna minu tase üksikmängus oli sellel ajal, kui ma hästi mängisin, et oli üksikmängus olin ma sees, aga paarismängus ma sisse ei saanud suurtele turniiridele. Aga ma arvan, et Alti oskas ise väga hästi mängida ja ma arvan, et meie mäng läks päris hästi kokku, et tema oli võrgus ja serviga oli ta väga hästi ja mina võisin hästi tõrjuda. Et siis, kui ma ilusti jalgadesse tõrjusin ja siis tema lõi volli ära, et siis selle tõttu nagu Davis Cupis oleme siin Soome vastu oleme võitnud temaga ja siin ilusaid mänge, et tema paarismäng oli tõesti hea. Harri Neppi, kui selle intervjuu juurde tagasi tulla, mis ta oli vist suvel juunikuus, kui ta käis siin, siis ta meenutas, et te saite eriloa Moskvast, et saaksite väljas reisimas käia. Et kuidas see eriloa saamine käis ja kui privilegeerituna te ennast tundsite? Ja, eriloa saamine, ja selle kohta ma ei oska nii väga palju ütelda, eks ole, et seal on lihtsalt ilmselt vaja tähtsaid inimesi tunda. Kindlasti me tundsime ka mõnda inimest. Mõnele inimesele peab mingit tänud tooma selle vastu, eks ole, ma mäletan ise, kui Tarpishev omal välisreisudel tuli, siis tal oli terve kott, oli Fölkli reketeid ja muid sodi kaasas ja siis astus igalt poolt läbi ja ma olin temaga vahel ka kaasas. Ja nii oli ka nii, et kui ma Moskvas oli mul vaja mingit lennukipiletit saada, siis ma lihtsalt helistasin ühele mehele ja siis oli mul see pilet kohe olemas, eks ole. Et selles suhtes ma ei oska täpselt ütelda, et kuidas see käis, aga ilmselt seal olid need ühendused tennise suunas olid kas Tarpishevi kaudu või Harri kaudu, seda ta oskab täpsemalt ütelda. Et mul oli sel ajal oli vist ma ei teagi, kuidas selle passi nimeks oli, et see ei olnud mitte harilik välispass, aga see oli sinine välispass.
kus oli väga, väga paks, et sinna võisin nii palju sisse tembeldada, kui väga ise soovisin. Ja privilegeeritud, kindlasti, et siis kui kogu minu nagu paremad aastad, eks ole, olin Eestimaal praktiliselt ainukene, kes välismaal kapitalistlikus välismaal käia võis, selline privileegia oli ju alati olemas ja peal. Näiteks ma mäletan, et seal privileegia kohta või ühe teise, see on nagu natukene jälle hüpe kuhugi hoopis valesse kohta, aga koondise laager Krasnojarskis. Et see oli nagu Siberisse, et esimest korda ja viimast korda, mis ma Siberis olen olnud. Ja siis sõitsime seal bussiga, sõitsime paar tundi lennujaamast, sõitsime kohale ja siis läksime restorani, eks ole, et kell 2 päeval, et meil on seal lõunasöök. Et ma läksin natuke varem sinna, siis seal oli tehas number 5, eks ole, selle restoran oli seal. Ja siis inimesed olid kõik väljas ootamas, eks ole, suures järjekorras, siis läksin sinna nende vahelt ronisin sisse ja vaatasin, lehkas niimoodi kehvasti kõik see nagu mingi nagu ära kõrvetatud kapsas. Läksin vaatama, mida nad seal söövad. Seal siis küsin nende käest seal selle koka käest, et ja kas teil liha ka on või? Ja on küll vahel põvaed, eks ole, et vahel käib. Ja siis teised porisevad sealt järjekorras, et viimast korda oli vist 2 nädala eest, eks ole, liha, et meil siin ei ole. Ja siis läksin, vaatasin edasi, et seal oli üks suur pikk laud oli juba kaetud. Meie arst, eks ole, pani vimplit sinna laua peale, et Nõukogude Liidu koondised tuleb siia sööma. Ma ütlen, et läksin tema selle arsti juurde, see oli üks naine ja küsin temalt, et meil ei ole siin midagi süüa. Küsin, ja siis tema ütleb, et miks ei ole, me sööme siin kaviaar ja Stroganov ja kõik meil on olemas. Siis vaatasin seda asja ja vaatasin seda järjekorda, siis ütlesin sellele naisele, aga kui me praegu need selle Stroganov ja kõik siia laua peale paneme, siis on siin revolutsioon tulemas. Ta vaatas seda järjekorda ära, et okei. Järgmine asi oli, et 10 minuti pärast olime söömas, olime direktori nagu koosoleku saalis ja siis nende restorani meestega me ei olnudki olemas. Et nii palju võrdsusest ja privilegeeritusest. Et see oli nagu selline suhteliselt hea näide, ma arvan, kuidas siis sel ajal me ennast tundsime. Ma olen kuulnud, et teistel spordialadel spordikomitee võttis väga suure osa auhinnarahadest ära. Kuidas tennises oli? No väga paljudes spordialades rahadid ei olnudki. Ma mäletan ise, et kui ühel korral olin ma või iga poole aasta pärast pidime tegema meditsiiniliselt kontrolli. See oli Lužniki all oli selline suur nagu meditsiiniline keskus ja siis seal ööbisime nende hotellis. Ja siis ühel korral ma olin selle maailmameister ja olümpiavõitja, üks selle vabamaadlejaga olin ühes toas. Et temal oli nagu Poola reis ja mis asi tal oli sel aastal ainuke, mis tulemas oli ja siis samas meditsiinisentrumis sain aerutajate koondistega, naistega kokku, hakkasime nendega rääkima, ütles, et me olime siin juba 3 kuud, oleme siin sees olnud. Ja miks 3 kuud? Ja meil nagu pandi mingeid erinevaid tablette sõime ja nüüd meil on sisemised organid on kõik tuksis. Et praktiliselt selles suhtes nagu need oli spordialad, kus üldse raha ei olnud. Meie jaoks omade rahadega ofitsiaalselt võeti meil palju ära, aga samas ma usun, et mina ise jäin sellise augu sisse, et kui venelased arvasid, et eestlased saavad minu raha ja eestlased arvasid, et venelased saavad minu raha ja lõpuks sain mina omale raha ja siis oli parem kui Monte Carlos, et olin praktiliselt 0% peal. Et ei pidanudki kellelegi andma? Kuidas? Et ei pidanudki kellelegi ära andma? Ei pidanud ära anda ja ka oma Nike ärirahad ja nii edasi, et selles suhtes, et mul läks natukene paremini.
Räägime teie 2 üksikmängu ATP turniiri võidust ka, 88 Tampere ja 89 Casablanca. Mis nendest turniiridest meeles on ja kui erilisel kohal need teie jaoks on? Vabandage, selle juurde kohe tulema, aga mul tuleb meelde veel üks asi selle rahade kohta. Ja. Et siis oli Egiptuses me olime turniiril ja siis oli selle Egiptuse konsulaat, Vene konsulaat, siis oli tahtis, et ma tulen nende juurde selle oma tennise vastu palju rääkima ja siis rääkisime selle pika juttu ja siis ta ütles, et ma olen spordi jaoks omale selle spordilehe jaoks Moskvas, eks ole, et ta on ka nagu teeb kommentaare ja siis küsis ka seda sama küsimust selle rahade kohta ja siis ma ütlesin talle ka niimoodi, et minu situatsioon on praegu sellisel momendil nii, et selle kohta ma ei ütle mingit kommentaare, et ma olen parem radari pealt ära, et siis on selle jaoks minule parem. Ja, et siis turniirid Tampere ja Casablanca, need on nagu naljakad turniirid. Mina võtan nagu oma subjektiive sellise koha pealt, et minu jaoks oli kõige naljakam koht oli, kui Harri Nepi mulle Tampere turniiri ajal, kui ma siin veerandfinaalis vist või kuskil ma mängisin ühe Soome poisi vastu, kas see oli Rahnasta või keegi. Ja siis ta ütles mulle enne mängu, et kuulesin mehed teevad neid kuidas on bet? Panuseid. Kuidas? Panustavad. Ja, need panustavad seda mängu. Oha. Ja, aga nad panustavad seda mängu, mitu game'i see mees minu vastu võidab. et see oli nagu natukene naljakas minu jaoks ja lõpuks ta vist paar game'i võitis ja aga et ei olnud küsimust, et kas võidab või ei võida. Ja siis Soomes, eks ole, oli minu jaoks oli nagu enese jaoks oli selline võidual, et siis mind pandi sellel ajal ajalehtedesse parimaks soome keelt rääkivaks tennisemängijaks. Et ma suhteliselt ladusalt soome keelt oskasin sel ajal, et siis nagu oli see nagu naljakas seik minu jaoks. Casablanca? Casablanca. Ja, see oli esimene turniir selle liiva peal sel aastal ja enne seda mängisime kiire parketi peal, mängisime veel mingid, kas need olid liidumeistrivõistlused või midagi mängisime Moskvas. Nii et siin paar päeva enne seda tulin üldse liiva peale ülesse ja siis oli minu jaoks enese jaoks oli nagu selline, et ja, see on nagu esimene turniir, et see on nagu, ma võtan seda hästi lõbalt, et ma natukene nagu liiva peal mängida oskaksin. Ja siis oli suureks üllatuseks, et siis lõpuks nagu hakkasin ka liiva peal hästi mängima ja siis nii mõnegi hea võidu sain seal. Kas sa neid finaali vastaseid mäletad? Ma mäletan, et veerandfinaalis oli Pistolesi, poolfinaalis oli üks Hispaania poiss, oli ka mingi, kas ta oli 30 hulgas maailmas või 40, ma ei tea täpselt, see Luna oli selle mehe nimi, et see mängis ainult sellist slice'i ja oli kõva jooksja, aga siis mulle see mäng meeldib, selle vastu ma oskasin mängida. Ja siis Kuvermans oli vist, see oli üks Hollandi poiss, oli nagu finaalis. Et seal 3-6, 7-6, 6-0 siis võitsin. Seda ma mäletan isegi seda asja. Lihtsalt, et sel ajal ma pean tõesti ütlema, et see füüsiline tase oli meie treeninglaagrites, mis me seal Nõukogude Liidus ja kõigest teinud olime, et me olime suhteliselt füüsiliselt head ja siis selle tõttu oli nagu hea mängida. Ma mäletan ise ka, et siis kui Harri Nepi kohta, et see on üks suurimaid asju, millega pärast ma Harrit tänama pean, et ta ütles mulle ühel talvel, kas see oli sama talv enne seda või kuidas, või oli võib-olla aasta enne seda, et ta ütles, et okei, teeme sinuga sellise trenniplaani, et sa teed tennist teeme niikuinii,
ja siis teeme niimoodi, et sa ühel päeval käid metsa jooksmas ja teisel päeval alati käid jõusaalis. Ja see oli sellel ajal olnud see, mis nüüd nii nagu igapäevane asi on, et siis see ei olnud nagu sel ajal ei olnud nii kindel selline minek. Ja siis sellise treeningplaaniga nagu sain ma suhteliselt hästi hakkama. Et sellega nagu sain oma tasemel mängu sain kõvemaks. Andres, aga kui sa peaksid ühe nime nimetama, kelle alistamise üle sa võib-olla kõige rohkem uhkust tunned või kes sinu jaoks tundub kõige parem tulemus, siis kes see võiks olla? Seda ühte nime mul ei olegi, et siis ma mäletan ainult, et kui kolmandas setis, et 5-7 Edbergi vastu napilt kaotasin või siis mõnised sellised asjad, mis minu jaoks mingid hetked on. Aga nii ma ei oska ütelda, et kas ühte ainukest sellist suuremat võitu. Mul kahjuks see päris suur nagu hüpe siis ei õnnestunud. Korraks selle Casablanca juurde tulles, siis ma eile internetist leidsin teie Casablanca võidupildi. See karikas oli tohutu. Kus te oma karikaid hoiate? Mul karikad on alumisel korrusel, seal on neid paari on olemas ja et need on kõik veel olemas. Ja. Aga kui te Eestist ära läksite, kas siis juba Rootsi minnes oli karika kaas või kuidas see karikate transport Saksamaale välja nägi? Ei, kui ma seal Rootsi kaudu, eks ole, Saksamaale sõitsin, seda te arvate, et ja. Ei, siis neid karikad nii tähtsad minu jaoks seal ei olnud, et siis kui siin nad olid kõik minu vanemate juures, siis mingil ajal ma neid üksteise järel siis Saksamaale siis päästisin ja paljud on veel ikka veel vanemate juures, et siis see nagu ei oma nii suurt tähtsust. Või need ei ole olnud, eks ole, Wimbledoni võidutiitlid või Pariisi, et siis neid võtaks kindlasti kaasa, aga lihtsalt, et need tähtsamad asjad on mul siin kodus nüüd, aga mitte selle autoga sõidul, et seal olid tähtsamad asjad, mida kaasa võtta. Räägime paar sõna sellest Weissenhofi klubist ka. Seal toimub suur turniir, aga kas seal on ka kuulsaid õpilasi sellest klubist pärit? Ausalt öeldes selles suhtes ei ole meil olemas, et meil oli vist 10 aastat või mitte 10, võib-olla natukene vähem, et 8 aastat tagasi, siis mõtlesime, et mis suunas peaks meie klubi minema ja siis me otsustasime, et me profispordist läheme ära, et me lihtsalt seda rahasid me ise sisse ei hakka pumpama ning sponsorid on meie klubis on sponsorid problemaatilised, et liiga palju sponsoreid on nagu turniiril ja kui meil näiteks on Mercedes on sellel turniiril nagu peasponsoriks, siis me ei saa nagu meie meeskondasid Porschega võtta. Et siis, et ei ole võimalik nagu kahte ühesse klubisse saata. Ja siis selle tõttu on meil selline rohkem selline rikas klubi, kus seal noored mängijad nüüd viimased, eks ole, või mitte viimased, aga kellega ma praegu mängin, et seal on üks tüdruk ja 3 poissi, need on mingi 15-16, et need on üks Saksamaa parimad peapoisid, eks ole, et need nagu oskavad tennist mängida. Aga nii, et me päris suurel tasemel seda mängiksime, et seda meil ei ole. Et mul ise, kui ma tennisetreeninguid teen või oma treenereid minu eest tööd teha lasen, et siis mul on nagu teistsugused inimesed, kes minuga mängivad, et siis seal on nagu peamehed, mingi miljardi firmade juhid või niimoodi, et nendega ma mängin ka tennist, eks ole, et siis et ma ei ole ainult nagu
profispordi peale, et kui ma tennisetreeneriks alustasin, siis mul oli küsimine minult, et kas ma soovin välismaal meie noortekoondisega nagu Württembergi noortekoondisega, kas ma sooviksin sõita ja siis ma ise olin nii palju nagu välismaal kogu aeg käinud ja siis mul noor pere ja siis mõtlesin, et ei ole, et ma olen parem klubitreener ja pärast seda sellist võimalust minu jaoks enam ei olnud ja ma ei tea, kas praegu see minu elu jaoks üldse sobikski, et kui ma kogu aeg ainult turniiridel välismaal oleks. Nimeta palun oma õpilasi ka, et oleks hea tulevikus silma peal hoida, kellest võib midagi saada. Ja see praktiliselt siis, kui need midagi suuremat saavad, siis võin ütelda, aga lihtsalt seal on neid nimesid praegusel hetkel palju teile midagi ei ütle, aga ma usun, et nad on võimelised headeks mängijateks saama. Et ei ole nagu niimoodi ei saa nagu ütelda nimesid. Andres, rääkisime siin vahepeal ka perekond Zverevitest ja nendel on ka üks poiss, kes päris hästi mängib tennist. Kui palju sul on Saksamaa praeguste tippmängijate ja võib-olla ka endiste legendidega isiklikult kokkupuudet ja kontakti? Praktiliselt ei ole. Et ma nagu kui siin Mercedes Cupi ajal, eks ole, Zverev, eks ole, tuli, siis ma tema isaga, eks ole, kuna ma temaga mänginud olen, siis oleme paar sõna vahetanud ja nii edasi. Aga see ei ole niimoodi, et ma igal korral, kui ta võidab, et talle WhatsAppi saadakse. Et sellisel tasemel nagu meil temaga nagu kontakti ei ole. Et selles suhtes on nagu vähem kontakti, peab ütlema. Aga kumba sa ise hetkel rohkem jälgid, kas Saksamaa tipptennist või Eesti tipptennist? Ma usun, et mis ma Eesti tennise kohta ütelda võin, et siin kui kaugelt vaatades, et see on tõesti ilus, kui suur on siiski Eesti tennis, eks ole, kui organiseeritud see on ja kui hästi tundub siit väljaspoolt vaadates siin kõik, et see toimib. Et muidugi igal heal maal on vaja, et keegi ka hästi mängiks ja siis siin Kaia Kanepi ja teised tüdrukud, eks ole, siis on nagu tõesti hästi, kui see käib. Saksamaa tennis ma nii hästi huvitad, et siis mind huvitab lihtsalt maailma tennis, et kuidas see naljakas oli selline viimaste Pariisi ajal, eks ole, siis kirjutati või mitte kirjutati, aga telekas näidati, et Djokovic, Federer ja Nadal on saanud kokku 57 Grand Slami kokku ja siis teised inimesed, kes seal kõik need on, Agassi ja Lendl ja Sampras ja Wawrinka ja Murray on ja kui kõik need nimed, et kõik see alguse aastad, et need on kokku saanud 56 Grand Slami võita. Et need 3 meest on nii tugevad, et see oli minu jaoks isegi suureks üllatuseks, et teised suured nimed on nagu kõik väikesed, kui niimoodi võtta. Et lihtsalt, et Eestis, nagu ma ütlesin, et ma usun, et Eesti on väga heal teel, mis tennist on ja loodame, et siin teised noorem põlvkond jälle ka veel paremaks muutub ja siis välismaa tennis või see nagu Roland Garros ja US Open ja need asjad huvitavad mind rohkem, et siin Saksa tennis mitte nii. Anett Kontaveit on paar korda Stuttgardi turniiril mänginud ja päris edukalt. Oled sa vaatamas ka käinud? No ma jälgin tema mänge ja jälgin tavaliselt telekast või videost, eks ole, aga seal koha peal ma ole käinud, et tere ei ole ütelnud, kuigi ma tema ema Üllet omal ajal väga hästi tundsin, aga sellist kontakti meil ei ole. No väike fakt Eesti ja Saksamaa naiste tennise kohta, et Saksamaal on 2 naist VTA top 100, Eestil samuti. Jaa,
miks mitte, ja, et siis kui niimoodi võtta, siis ma ise, kui siin nendes paaris tennisesentrumis, mis Eestis väga head on, käin ja vaatan, kui palju seal halliplatse on ja kui seal on ujula kõrval ja jõusaal ja nii edasi. Selliseid klubisid näiteks ei ole kogu Saksamaal, ma ei tea ühtegi. Et siis selles suhtes on nagu, mis Tallinna klubisid, siis me oleme ikka Eestis palju kõvemal tasemel kui nemad on. Kui palju väljakuid Weissenhofi klubis on? Meil on 3 välisväljakut ja siis on mingi, ma ei tea, kas kuskil ma ütlen niimoodi, täpselt ma ei ole seda nüüd kohe ei tule, et see on 10 väljakut on liivaväljakut ja siis on vist 6 väljakut. 6 väljakut on rohuväljakut. Kui me tahame Rihoga mängima tulla, siis palju üks tund maksab? Tegelikult te ei saagi meile sisse, et lihtsalt, et kas te mängite kellegiga meie klubis, muidu ei saa, aga see on suhteliselt on kallis, aga see kallidus on nagu see, kui selle mitgliid, kuidas see on eesti keeles, nagu, kes see nagu klubi liikme makse, et see on selles suhtes on suurem. Aga meie klubi maksed ei ole niimoodi nagu Singapuri golfiklubis on. Et kui ma omal ajal seal tenniseturniiri mängisin nende golfiklubis, siis mõtlesime, et okei, et mängime golfi ka, et kas me võime siin mängida. Ei, et ei saa, et meie klubi, kas me saaksime liikmeks tulla. Ei saa, et keegi peab teid kutsuma, nagu need liikme asi on. Ja kui te siis saate, siis peate selle liikme maksuks kohe 500 000 maksma $. Kas see ei ole vist liiga vähe ei ole, et võiks võib-olla rohkem maksta, sest ei, et meil siin meie klubis, et on kõik tehingud, mis äritehingud tegemas on, tehakse siin klubis. Et siis, et selle liikmeks ei ole parem vajagi teid saada. Ja siis, et meil nagu kindlasti leiaksime koha, aga see ei ole palju erinev kui Eestimaa hinnad. Võib-olla natukene kallim, aga täpselt ma ei oskagi ütelda praegu. Tahtsin veel küsida, kui palju sa Eesti meediat ja Eesti ajakirjandust ja ajalehti jälgid? Hoiad sa ennast kursis, mis Eestis toimub? Ma ei saa ütelda, et ma kursis olen, et siis kui see on nagu mul nagu väike laine, eks ole, et vahel kui otsin ja midagi mind huvitab, siis nagu kaevan natuke sügavamale, aga ma ei saa praegusel hetkel ütelda, et ma sellega nii kursis olen, et kui Eestisse tulemas olen, siis olen jälle kursis ja lihtsalt, et minu elu läheb teises suunas, et ei ole nagu Eesti poliitikaga ja selle kohta ma ei oska nüüd praegusel hetkel midagi tähtsat või erilist ütelda. No te olete öelnud, et Harri Nepi saate leidsite üles. Kuidas see teieni jõudis? Mu õde ütles, et selline asi on olemas, siis mind huvitas ja siis ma kuulasin sisse, et siis oli ilus saade, et siis Harril on palju rääkida ja siis samal ajal, eks ole, kui see minu treeninggrupp, et selle võrra ma olen nagu tänulik, et seal Mart Peterson ja Teet Rätsep ja Hannes Rašinski olid minu grupis kaasas ja siis ma mäletan, et selles kohast, et Eestis oli nagu räägiti kogu aeg 3 musketärist, et Teet Rätsep ja Mart Peterson ja Aivo Ojasalu ja siis ma ise enese jaoks ütlesin, et no jah, kui nemad on musketärid, siis mina olen D'Artagnan. ja siis sel ajal ma muidugi olin pool pead või terve pea väiksem kui nemad, et ma füüsiliselt nagu hiljem kasvasin. Aga lihtsalt enese jaoks ütlesin, et kui nad nii head on, siis on ju minul ja sellest ju parem. Et näiteks Aivo Ojasalu ja Teet Rätsep, kui nad esimest korda välismaal käisid, siis oli see minu jaoks oli suureks nagu
motivatsiooniks, et võib-olla saaksin, kui ma nendega ju päris hästi ka oskan mängida, et siis võib-olla saaksin ka ühel heal päeval välismaale minna. Suvel ilmus Eesti Päevalehes Eesti kõigi aegade tennise edetabel, mille minu kolleeg Märt Roosna koostas. Kas see ka sinuni jõudis? Seda nägid? Ja, see oli selline naljakas värk, millest ma ise eriti palju ei arva. Et seda ei ole võimalik ju tegelikult kaaluda, et kes on ja mida on, eks ole. Aga kui selline küsimine on, et siis see näitab, et Eesti tennis elab, eks ole, et siis on sellised asjad inimesi huvitavad. No sa ise olid seal 5. kohal. Ja, et kahjuks esimene ei ole, aga lihtsalt, et minu tulemused olid kehvemad kui Kaia Kanepil või Kontaveidi Anetil, eks ole, siis Toomas Leius on minu jaoks omal ajal oli väga tähtsaks inimeseks ühel turniiril, eks ole, kui ma Taškendis juuniorite turniirina olin, et siis tema enne finaali, eks ole, oli üks päev, oli puhkepäev ja muidu ma oma tarkusega oleks ütelnud, et ma pean väga kõvasti trenni tegema. Tema ütles selle kohta, okei, teeme natukene trenni, 30-40 minutit ja siis hoia oma energiat homseks. Et see oli nagu tähtis ja see oli nagu minu jaoks nagu uus, et ei olegi, et iga päev kõike panema, et siis et tähtsaks momendiks jääb natuke rohkem tanki sisse. Et omal ajal Toomas Leius küsis minult ka, kui ta ise treenerina veel Taškendis töötas, et kas ma tuleksin tema juurde sinna trennima, aga lihtsalt see jäi kahjuks ära või õnneks ära, sest ma usun, et oma kodus ja Harriga ja siin sellega oli minu jaoks parem kogu see plaan. Muidugi, kui küsimine ja vastamine, eks ole seal, kes on parim ja siis et Toomas Leius ja nii edasi, ma ise ei ütle midagi selle kohta, et ma lihtsalt ütlen, et see tuleb kasuks Eesti tennisele ja kõik on head mängijad ja arvan, et sellest jätkuks. Sa ise ühes intervjuus, oli vist aastal 2010 Veiko Visnapoole tunnistasid, et kui sa saaksid tänapäeva Eestis tennist mängida, harrastada, alustada, et see meeldiks sulle palju rohkem, et sa tahaksid alustada tänapäeva Eestis. Tunned sa praegu ka nii, et praegu oleks võimalused hoopis suuremad ja laiemad? See omab teatud probleeme muidugi ka, et kui nii palju võimalusi on laiemad, siis on ju teisi võimalusi ka ju olemas. Aga siin kas ma Skype'i teeksin või teeks midagi muud ärilised või käiksin golfi mängimas ja mängiksin seal hästi. Aga kui nii ütelda, siis on võimalused on muidugi olemas, aga ma usun, et seda asja on väga raske võrrelda. Et ma arvan, et siin kui ma aru saan, et siin Kaia Kanepit ja Anet Kontaveiti ja kõiki neid toetatakse või toetati omal ajal palju, et siis sellest võib-olla oleks kasu. Samal ajal mina olin nagu Nõudliidu koondises ja ma ka midagi ei maksnud selle eest, et ma hästi mängida võisin. Et seda on väga raske ütelda, kas minu jaoks see parem oleks. Et see kindlasti on see ajaline moment on nii, nagu see on ja ma usun, et Eesti tennis selles suhtes on väga, väga heal tasemel, aga muidugi ma ei tea need allapool vett, et kas need sponsorid ja mida nad selle eest soovivad, et mida peab see inimene selle eest tegema, millistel võistlustel käia ja seda täpselt ma ei tea, et siis selle kohta ma ei oska nagu sügavamat kommentaari teha. Oled sa mõelnud ka, et
kuidagi ise Eesti tennist aidata, käia siin kellelegi trenne andmas või mingil muul moel olla kasulik Eesti tennisele? Kindlasti, aga nii nagu see minuga juba on, et ma olen nagu selline vaiksem inimene ja ennast nagu peale ei tüki ja ma ei ole Eesti Tenniseliidust veel kunagi kuulnud, et neid oleks selline asi huvitanud. No käime selle idee siis kohe välja, Andres, et kui ajame siin Eesti parimad juuniorid kokku ja võtame sinuga ühendust, tuleme, teeme laagri Saksamaal, oled valmis kampa lööma kohe? Laagrit oleks mõttekam siis juba Eestis teha, sest et laagrit Saksamaal siin minu klubis ei ole võimalik teha, see on suhteliselt kinnine klubi ja ma ei tea, kus kohas sellist plaani teha, aga ma arvan, et Eestis huvitaks mind kindlasti ja ma usun, et ühe või teise asja võib-olla võiks neid aidata, aga see on nagu individuaalne sport ja siis minu enda arvamus on tennisest, et ei ole midagi, et üks on õige ja üks on vale, aga see on sinu tennis ja mida me sinu tennise jaoks nagu paremaks teha saaksime, et see oleks nagu individuaalsem värk. Muidugi on võimalik ka selline väiksem selline tarkuste kogu, et sellised asju on ju mul teatud hetkel ja ka olemas või lolluste kogu või kuidas seda ütelda. Et võib-olla selles suhtes oli mul Guido Taft varem oli selline ajakirjanik oli Eestis ja tema kinkis omal ajal mulle ühe Muhammad Ali raamatu ja kirjutas sinna juurde, et sa teaksid, kuhu hoida kurssi. Ja siis ma sellest nagu Muhammad Alist nagu üks ütlus jäi mulle meelde ja siis ta ütles niimoodi, et ma kuulan kõik ära, mis targad inimesed ja lollid inimesed mulle räägivad, aga need otsused teen ma ise, mis mina oma boksimisega teen. Ja samamoodi ma arvan, et on ka tennisega, et ma võiksin hea meelega Eesti tennisele oma teadmisi näidata ja ütelda, ja see ei ole mina ei pea seda targaks või lolliks, aga see on igaüks peab ütlema siis, kas see minu jaoks sobib või ei sobi. Et selles suhtes oleks nagu huvitav, kas selline koostöövõimalus tulevikus tulla saab või mitte. Ma arvan, et proovima peaks igal juhul. Teeme ära. Toome su Andres Eestisse. Vaatame, et see on huvitav asi, ka minu jaoks, eks ole. Et siis ja nagu see, võib-olla see minu jaoks on motivatsioon nagu Alti Vahkal ütles, et sellised asju ta ei olnud enne kuulnudki, et põlve peale lüüa või seda ma mäletan, et seda ma talle ütles, et kui sa volisid mängid, et löö talle hea meelega, kui teine mees parema käega mängib, et löö siia õla peale. Et siit ei ole võimalik ju üldse sisse saada, eks ole, kui sa siia kuskile vasakule paremale lööd, siis on nii head reaktsioonimehed, kes paari mängivad, aga selle õla pealt ei saa keegi lüüa. Sellised asju on võib-olla, mis nagu väikesed nüansid. Ma mäletan ise, meie jaoks oli väga hea Nõukogude Liidu koondise laagrites oli selline teaduslikud mehed olid, sealt ülikoolist olid 2-3 meest olid vahel meil ka kaasas. Ja siis nemad oma tarkustega vaatasid need tennisemänge, mis sel ajal toimusid ja ütlesid meile, maailma tennis kõige paremad mehed mängivad praegusel hetkel 26 lööki minutis. Kui tahate neid mehi lüüa, siis peate trennis tegema vasakul paremal, nii palju kui te saate, kas 26 lööki minutis, 28 lööki minutis, 30 lööki minutis. Kui te sellega hakkama saate, siis võite selle välismaa parematega ka mängida. Muidu ei ole võimalik, kui te ainult 22 lööki vastu peate, siis ei pea sinna minema. Et praktiliselt siin on niivõrd palju asju olemas, mis tennist huvitavaks teevad. Näiteks selline lugu Federer tehti tema kohta selline uurimine, et kuidas võidab Federer oma mängu. 70% punkte võidab ta niimoodi, et ta lööb servi välja, kas väljakult välja ja teise löögi lööb
teise nurka, et 70%. Ja kõik teavad seda, aga kuna ta nii hästi seda teeb, siis seda ei ole võimalik võita. Ja kui hakkad sinna välja ootama, siis lööb ta ässa keskele. Ja samas, eks ole, ta oli suhteliselt, tuli tema mängu jaoks tuli kasuks, et ta korraks 7 kuud ja tennist ei mänginud või ei mänginud turniire. Ja kui ta tagasi tuli, siis ta oskas lõpuks tagakätt lüüa lamedalt. Enne talle Djokovic ja Murray ja kõik need mehed istusid kogu aeg talle tagakäe peale ja nüüd ta oskas tagakäelt ära lüüa. Et selles suhtes on nagu sellised nüansid, mis tennises toimuvad, et see on huvitav, aga see on nagu suhteliselt kõrgel tasemel ja siis sellega vist see on nagu natukene veel kaugem muusika, aga nii mõnigi võiks sellised asju parem läbi mõtelda ja vaadata, kuidas maailma tennis mängitakse ja vaadata, kuidas see minu tennise jaoks kasuks tuleks. Ma küsin veel lõpetuseks, enne kui me saate otsad kokku tõmbame, et palju te praegu veel maalite? Väga palju. Väga palju, iga päev? Väga palju ja nüüd siin koroona ajal on veel rohkem aega. Aga ma olen isegi abstraktseid tööd teinud, millele ma nimedeks olen Australian Open ja Wimbledon või Roland Garros teinud ja siis need on ka suhteliselt hästi ostetavad tegemised. Ma ise arvan, et see on nagu, see on minu jaoks maalimine on nagu tennisepalli leidmine liiva seest, eks ole, et see on nagu minu praeguse momendil väga tähtsaks minu jaoks. Kunstimuuseum on natukene aeglane, et kas nad 1-2 minu pilti ostavad või ei osta, et nende ostukomisjon ei ole kokku tulnud. Et see on huvitav, aga ma usun, et mul on kunstis midagi ütelda ja mul on siin praegusel hetkel neid seeriad, mida ma teen, on siin pea praktiliselt juba võib-olla 80-100 pilti koos, mis teatud suunas käivad, aga see ei ole tennise jutt. Ja ma arvan, et mõned nendest on minu enese jaoks on need kogu kunsti jaoks on uued ideed ja uued tegemised, aga need on niivõrd spetsiaalsed, et kui ma nüüd praegu selle ühe nendest asjast midagi räägin, siis ma räägin liiga palju. Kui ma arvan, et on võib-olla loodan, kui kunagi võimalik on siis ühe väiksema pommi plahvatada, et siis tulen kõigi nende asjadega välja. Et selles suhtes on nagu mul tegemist palju ja ma teen seda hea meelega. Kas internetis saab sinu töödega kuskil tutvuda? On need seal kuskil üleval? Ei ole, sest selle pärast, et seal palju uusi on. Kui te soovite vaadata neid Australian Open ja neid töid on seal, mul on lihtsalt Instagrami panin kunagi, kui mul seda klubis oli vaja nagu reklaamides, ma panin omale Instagrami, panin VYSANDRES Vysandres. Panin need pildid sinna sisse. Et see on nagu sellises stiilis nagu natukene või Gerhard Richter teeb. Et Gerhard Richter on üks maailma paremaid kunstnikke ja tema pildid lähevad seal 20 miljoni juures ära. Et mul nii kallid ei ole. Et siis sealt võite seda paari pilti näha. Ma hetkeseisuga juba leidsin. Ma arvan, et sellel Instagrami kontol hakkab pärast meie saadet päris palju jälgid olema. Ma vaatan praegu, et on 4 jälgijat. Jaa, ma panin need lihtsalt sinna sisse enese jaoks ja ma ei ole sinna kommentaare teinud. Et see ei ole nagu minu jaoks praegu väga tähtis. Mul on nagu teised asjad on minu jaoks palju tähtsamad. Veel on nagu 2008 ja 2012
käisime me koos oma perega Tansaanias ja ma olin seal lastekodus. Olime nädal aega nendega nagu mängimas ja vaatamas, et kuidas see lastekodu on. Ja siis, kui koju tulime, siis tegime omale Verain, tegime selline timetohelp.net. Et see on nagu time2help.net ja see on nagu selline lastekodu, kus me väga palju oma aega sisse paneme. Et see on nagu, nüüd on olemas, et selline lasteaed, seal siis on neil olemas primary school, kus juba pea 700 last campuses siis on ja siis tegime viimase 3 aasta jooksul on valmis saanud ka selline secondary school, kus need lapsed, kes vanemaks saavad, et nad ei pea kuskile väliskoolidesse minema. Ja see on, Tansaanias on see kool on esimese 10 hulgas ja nii mõned klassid on esimeste hulgas, kes nende õppimist on. Ja meil on siin suured sponsorid on meil siin peal, et meil on nagu eelmise aasta nagu käive oli seal, oli pea 93 000 eurot, mis me sinna sisse pumpasime. Ja sel aastal oleme saanud Pro-Cent aktsioon Mercedesest, oleme saanud 60 000 oma projektide jaoks ja see on kõige suurem, mida Daimler üldse on selliste eraorganisatsioonidele andnud. Et selles suhtes on meil nagu palju tegemist ja siis meil on väga palju on seal, mitte väga palju, aga palju on ka albino lapsi ja albino Tansaanias on selline nutmine, et kui sellist last võtta, siis see laps maksab 10 000 eurot. Et see tähendab, neil on olemas niimoodi, et voodoo ja mis asja, et siis nad võivad sellel käe ära saagida ja nii edasi, et tehakse omale igasuguseid asju nende lastega. Sest me oleme palju selliseid lapsi päästnud ja kuna need lapsed nii kallid on, siis oleme pidanud sinna müürid selle kogu kampuse ümber tegema ja seal on valved peal, et lihtsalt, et selliseid asju ei toimiks. Ja siis sellega on nagu minu naine on väga palju tegemist ja ma olen ise muidugi ka sellega tegemas, aga see on nagu väga suur asi, mida ma siin tennise ja kunsti juures veel kindlasti teen. Et kui teil huvi on, eks ole, time2help.net, kindlasti lähme sinna vaatama. sisse vaadata ja mõtelda, mis on siin elus tähtis ja mis siin elus tähtis ei ole. Et ma arvan, et selles suhtes minu jaoks olen ma tähtsa asja leidnud, mis minu eluga nagu tasakaalu viib. Et kui palju, eks ole, on mulle antud, eks ole, et siis võib-olla saan mõnda asja ka teistele inimestele edasi anda. Aga Andres, ma arvan, et me võiksime siin niimoodi Zoomi vahendusel veel tunde ja tunde vestelda, aga kuskile peab kahjuks punkti selles saates panema. Meil on suur hea meel, et sa leidsid selle aja enda päevakavast. Mis tänane päev veel toob? Tänane päev, kuna see karanteen või mitte karanteen, aga see meie klubis nagu minu platsi mängimist ei ole, et ma olen selle nädalal olema praktiliselt kodus ja ma olen oma jõusaali all olen teinud maalisaaliks nüüd ja siis lähen ilmselt pärast seda lähen korraks sinna ja hakkan edasi oma kunstiga tegelema. Et võib-olla vaatan Champions League'i natukene hiljem õhtul ja et selline rahulikumad päevad, et pärast suurt madistamist on nii on ka hästi. Ja üllatuslikult mulle eneselegi, et nii palju rääkida, nüüd võiks igast asjast võiks, nagu te ütlete, või nagu sa ütled, et siis võiks veel tunde rääkida, siis kõige parem oleks sellised anekdoodid kõik üles kirjutada enese jaoks ja siis vaadata, kas sellest ka midagi paremat tuleb või tule. Raamat näiteks? Ja minu jaoks ma arvan, et see aeg, kui see laulev revolutsioon oli, see oli nagu minu jaoks väga tähtis, et siis ma sel ajal olin, nagu ma ütlesin, et marke kogusin ja siis käisin
käisin, oli mul selline välisameeriklased, eestlased andsid mulle selline märgi Ameerika lipu ja sinimustvalgega ja sellega ma idioot nagu ma olin, et käisin isegi Vene tollist läbi, eks ole. Ja sel ajal oleks olnud ju võimalik, et see KGB mehed oleksid võinud ütelda, et et sellist meest me enam välismaal ei lasegi, eks ole. Aga et siis need asjad olid nii nagu nad olid ja siis omad põhjused mul muidugi ka olid, eks ole, miks ma ära läksin, aga üks suureks osaks on muidugi, et mu oma naine on, eks ole, sakslane. Et see on nagu, muidugi on ka teised rasked asjad, kus siin parimad sõbrad siin äritegevustes, mis ta omal ise tegi, et maha lasti ja nii edasi. Ja siis sellised momendid nagu ei aitanud sellega kaasa, et ma siin Eestisse lihtsalt sellel momendil, kui see kõik see pudru natukene üles käis, eks ole, et sel ajal oli nagu tangid ja nii edasi, et siis läksin minema ja siis pärast ei ole. Aga ma loodan, et ühel heal päeval võib-olla tennise osas saaksin ka natukene Eesti tennist võib-olla aidata, aga seda peame veel vaatama. Suur aitäh sulle, Andres. Paneme saatele punkti ära veel eetrist liinilt ära ka, et jääme korraks veel paar asja rääkima. Aitäh kuulamast, aitäh Riho, aitäh Andres. Ja ma suurt õnne Eesti tennisele, et meie tüdrukud ja ka poisid ikka omal plaanid teevad, mida nad tahavad tennisest ja iga päev tahavad ennast nagu paremaks saada. Ja ma hoian pöialt, et Eestil nii hästi läheb, kui tal praegu läheb. Absoluutselt. Aitäh. Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.